Oleme ju aastaid oodanud ja et iga sellise suure ehitise puhul ikka tehakse lindi lõikamine, mis jääb sümboolselt ka tähistama seda hetke, kui uksed avatakse ja nii on mul hea meel siia lindi lõikamise tseremooniaks paluda Paide linnapea Kaido Imas. Palju aastaid täis erinevaid ettevõtmisi sulle Paide jalgpallihall. Ja läksid ka sümboolselt See on see sõnuseletamatu uhkuse tunne, kui sa sõidad mööda Eestimaad ja saad näidata oma lastele ja lastelastele, et ma olen andnud panuse selle hoone rajamisse. Ma 2 minutit ennem siin just Kaido Ivaska rääkisin ja Kaido ütles, et tema elutöö on praegu tehtud. Kunstmuru väljak on valmis ja nüüd ainult ka valmis. Ma ütlen, et veel ei ole tehtud. Minu elutöö ka veel tehtud ei ole. Sinnapoole on vaja uus esindustal on ka valmis ehitada.
Avas silmään, mõtle peaga, küll saan näha. Suur tänu teile! Nautige uusi sportimisvõimalusi ja loodetavasti kohtume ka siin kunstmuru kunagi. Aitäh! Ja teeme suure aplausi tänu Siim Õssi! Ja juba on leping. Suur aitäh kõik! 11. jaanuar on juba siin ka sõprussuhtumine Paide linnameeskonna seinajoogi vahel, nii et saate ka küürid välis pikka 2x4 minutit mängu vaatama tulla, aga igal juhul suure tänu kõigile ja ilusat õhtut! Hea Paide linnameeskonna sõber, hea järvamaalane selja taga. Nüüd on juba tühjuse vaikus. 4 nädalat umbes kestis selle peo organiseerimine ja nüüd on ta peetud orienteeruvalt 700-800 inimest, me täpselt ei lugenud. Käis meil siin täna külas, me nägime jalgpalli, me nägime muusikat, me nägime tantsu ja kõik läks täpselt nii, nagu minema pidi. Paide jalgpallihall on avatud ja ma tahan tänada kõiki, kes meile siia külla tulid. Tahan tänada meie organisatoorset tiimi, linnavalitsust, spordikeskust ja sihtasutust ja loomulikult Erko, you the man. Ma ei suutnud kokku lugeda, mitu õhtut sa veetsid siin südaööni. Eile õhtul ma läksin siit ära veel. Enda arvates tundus, et kõik on okei ja valmis. Sina jäid veel siia, nii et Erko, sulle suured tänud ja pöidlad. Me oleme täna väsinud, aga rõõmsad. Lähme koju, puhkame natuke, uuel nädalal algavad siin juba treeningud, tegelikult juba homsest. Ja üsna varsti hakkab tulema uudiseid selle kohta, mis siin hallis siis toimuma hakkab. Ja toimuma selles hallis hakkab. Aitäh kõigile ja nagu Veiko ütles oma kõne lõpus, head jalgpallihalli, head jalgpalli!